Põtkur vasakule 4. Põtkur vasakule 4. Ja lavad edasi 1,5. Lavad edasi 1,5. Peamine töö miinijahtimisel toimub navigatsioonisillas, operatsioonide ruumis ja ahtertekil. Navigatsioonisillas on minu ülesanne laeva juhtida ning koostöös operatsioonide ruumiga laeva positsioneerida, tagades laeva ohutuse. Siltsinopruum, Miini 2557 Seafoxi viskamispositsioonile. Jah, antimiini koordinaadid asub siin, alustame transiiti. Nüüd asume Seafox allveedrooni veeskamispositsioonil ja lähme vaatama potentsiaalset miini. Kontakt, mida me vaatama lähme, asub hetkel siin ja järgmiseks tegevuseks on siis allveedrooni veeskamine ja vaatame üle, millega meil tegemist on. Minu roll miinitõrje ohvitserina miinijahtimise ajal on operatsiooni planeerimine ja põhimõtteliselt jälgimine, et operatsioon edukalt läbi viia. Sinna juurde siis kuulub kogu laeva tegevuse juhtimine, kaasa arvatud navigatsioon ja siis ka operatsioonide ruumi töö, ehk siis kontaktide leidmisest, tuvastamise kuni kahjutuks tegemiseni. Tähelepanu meeskond, oleme tuvastanud veealuse lõhkekeha, laev ette valmistada kontrollitud veealuseks lõhkamiseks, Seafox Charlie valmis panna, ettekanded valmisolekus opruumi. Minu kui jahtriteki vanema ülesanded siis on Seafoxi ettevalmistamine ja siis tekitööd, et valverobot jõuaks ilusasti vette ja kui ei ole tegu lõhkamisega, siis ka ilusti veest tagasi. Tähelepanu meeskond, kontrollitud veealuse lõhkamiseni laevavööris on jäänud 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. See töö käib. Tavaliselt teeme seda iseseisvalt, aga täna on siin lisaks meil 6 NATO alalise miinitõrjegrupi laeva, kellega meil on alati sujuv koostöö, kellega oleme palju ka varem ühiseid harjutusi ette võtnud. Estonian waters itself are very interesting area to conduct mine countermeasure operations, because basically the whole Baltic Sea was heavily mined during the First and the Second World War. We can expect here a lot of historical ordnance to countermine, so that's why it's so interesting. Whenever you will go in Estonian territorial waters, you can find something interesting in terms of dangerous, let's say, historical leftovers. That's the real threat, and that's why we're doing it, to make the sea routes, the sea lines of communication safer.